Rõõm tervitada teid täna karaokebaaris Stars, aga ärge muretsege, et ei pea kuulma Limp Bizkiti Rollini odav versiooni minu poolt, vaid räägin juttu hoopis Andreasega, kel on tulnud välja väga äge uus EP Claw Marks. Andreas Poom ehk lihtsalt Andreas on Eesti popartist, kelle äratuntav ja emotsionaalne vokaal jõudis laiema publiku ette 23. aasta Eesti laulul. Legendaarse jalgpalluri Mart Poomi pojana veetis ta enamus oma lapsepõlvest Inglismaal, kuid viimastel aastatel on ta ühe kindlamalt kujundanud oma enda kohta ka Eesti muusikamaastikul. Vaid 22-aastasena on Andreas välja andnud juba oma teise lühialbumi ning sellest ka täna rohkem räägime. Tere Andres, rõõm sinuga täna olla siin karaokebaaris Stars. See koht ei ole juhuslik, me ei hakka täna siin laulma karooket, küll aga toimus sul siin EP esituskontsert eelmine nädal. Kuidas tunne on täna istuda siin mitte laval? Tead, tunne on väga hea, et see esitluskontsert oli väga südant soojendav ka, nii et see koht on lihtsalt täis häid mälestusi minu jaoks nii vabast ajast karooket laulmas või siis jah, nüüd EP-ga seoses. Ma arvan, et enamustel inimestele sa veel oled tuttav Eesti laulust. 23 aastal tõmbasid pahviks nii minu kui teised oma häälega. See oli väga äge kogemus. Aga paljud võib-olla ei tea, et sa oled tegelikult muusikat välja lasknud juba 8 aastat, kui ma ei eksi. Et see on päris crazy, sa oled praegu 22. Et kus sa tunned üldse, et kuhu sa praegu oma karjääris jõudnud oled või mis peatükki või mis faasi? Mul on praegu väga huvitav peatükk, et mul on tunne, et ma ikkagi olen arenenud nende aastate jooksul ka, et nüüd alustasingi võib-olla siis 12-aastaselt laulu kirjutamisega ja 14-aastaselt tuligi esimene singel välja, aga nüüd kuidagi olen sattunud sinnamaani, et nii kirjutan kui ka produtseerin oma enda muusikat, et kogu aeg kuidagi saan nagu ennast arendada, mis on hästi põnev, et kunagi ei jõua sinna punkti, et mul hakkab igav, vaid on alati midagi uut, mille poole pürgida. Sul on just tulnud välja uus album, lühialbum siis Claw Marks, et selle pealkiri on suht selline karm, et kas küünejäljed või siis isegi küünise jäljed. Et kuskilt lugesin ka, et sa kirjutasid selle viimase 2 aasta enda siis kogemuste pealt ja sa oled sellest perioodist tänu selle albumi kirjutamisele väga palju õppinud ja nii enda kui teiste kohta. Et mida sa siis õppinud, mida sa teada saanud oled? No Claw Marks, ma arvan juba pealkirja järgi ütlebki seda, et me kõik jätame teineteisse jälgi. Et mõnikord keegi jätab suurema jälje, mõni jälg võtab kauem aega, et parandada. Et see EP kuidagi oligi minu selline toimetulek nende emotsioonidega ja tunnetega ja kogemustega, mis ma siin viimase 2 aasta jooksul siis läbi käisin. Ehk siis ma arvan, peab EP-d kuulama, et täpsemini aru saada, siis mis siin vahepeal juhtus, aga jah, Claw Marks, see on see teema seal taga. Kuna need on kõik personaalsed lood, kas oli mõni lugu, mis oli eriti selline keeruline kirjutada või raske? Ma arvan, et kõik tulid päris ladusalt, aga keerulisem on see, et need välja peab andma, et selles suhtes see oli natukene hirmus, aga ma arvan, et see kerge mugavustsoonist välja astumine alati tuleb kasuks, et rääkida ka teemadest, mis võib-olla ei ole kõige ilusamad ja kõige helgemad. Et see on alati selline põnev katsumus minu jaoks, kuidas siis muusikalisse helimaailma panna mingisugused mõtted, mida me tegelikult ei taha võib-olla jagada. Kuidas laval on olla neid korduvalt, pead sa neid mõtteid vähemalt enda peas ja teistega ka jagama? Alati on see tunne, et kuidagi laulud tõlgenduvad teistmoodi ajapikku. Et mul on väga hea meel, et need laulud ei ole kuidagi negatiivsete emotsioonidega minu jaoks seotud, vaid ma nagu kujutan ette juba teisi olukordi nendega seoses ja kui ma näen inimesi vastu laulmas neid laule mulle, siis ma juba kujutan ette, kuidas nemad seostavad enda kogemusi nende lugudega, et see alati kuidagi koorub veel edasi. Räägime ka sellest samast kohast siin veel Stars, et nädal aega tagasi tegid siin vinge kontserti. Kuidas üldse tulid selle peale, et karaokebaaris teha oma albumi esitlust? Tead, ma olen käinud siin nii mitu korda, et ma avastasin selle koha eelmine suvi, kui me sattusime siia sõpradega lihtsalt peale ühte tavalist sellist suvist päeva on ju. Ja siis nüüdseks ma olen käinud siin täitsa võib-olla 8 korda kokku ja mõtlesin, et see on täpselt see õige koht, kus teha see esitluskontsert, sest et selle vältel, kui ma eelmine suvi käisin siin, ma just olingi kirjutamas ja produtseerimas neid samu lugusid. Seega see on tähendusega koht ja mulle tundub, et teist sellist kohta ei leiaks. Aga kus see muusika üldse on sinu jälle jõudnud, kui on selline spordipere, kas seal on mingisuguseid detaile, mis on võib-olla teadmata? See on minu jaoks ka täiesti müsteerium ausalt öeldes. Alati, kui küsitakse seda, ma kuidagi ei leia seda õiget vastust, et see muusika kuidagi hakkas mind
kõnetama nii noorest peast saati, et noh, ma kasvasin Inglismaal ka üles, et seal no ikkagi vaatasid MTV-d ja siis kuulsid raadiost Leona Lewisit, kes just võitis äsja, on ju seal selle talendisaate, et kuidagi sealt hakkas haakuma midagi ja nüüd siin ma olen. Okei, väga lahe, siin sa oled väga tugevalt. Mis edasi saab? Claw Marks on nüüd väljas, suvi on ka tulemas. Kas suvi toob endale kaasa kontserte, kirjutamist, midagi kolmandat? Ja suvel on paar esinemist kavas, et näiteks Preski Festil näeb mind, kus siis saangi esitada EP-d oma täies mahus ja nüüd edasi, ma arvan, ma natukene lainetan selle EP-ga, et kuna selline 2 aastat tööd on sinna sisse pandud, siis ma nii pea ei lase veel sellest lühialbumist lahti. Kui keegi praegu kuulab sind, tahab sisse süübida, mis oleks esimene lugu, mida ta võiks kuulata ja miks? Oi, no ma ütleksingi, et see lühialbum on kõik õiges järjestuses. Ehk siis alusta kohe esimesest loost, Long Lost Twin, ja siis lase sellel lihtsalt voolata üle sinu. Okei, kõrget lendu ja mõnusat voolamist. Aitäh, et tulid. Aitäh! Kas ka see nädalavahetus toob meile mõnusalt mahedaid muusikaelamusi? Sellest lähemalt nüüd. Suvi on käes ja üha rohkem on toimumas erinevaid vabaõhufestivale üle Eesti. Korraliku avapaugu saab kätte laupäeval Tartu laululaval toimuval Summer Start festivalil. Laval on Terminaator, DJ Sash, Hellad Velled ja 20 tegutsemisaastat tähistavad Italo Brothers ja Eesti oma Slam. 26. korda on toimumas ka Kappa festival Kohilas, kes kutsub laupäeval nautima nii Sadu, Singer Vingerit kui ka mitmeid teisi mõnusaid Eesti artiste. Üheks nädalavahetuseks muutub festivaliks ka Paavli kultuurivabrik, kus kontserte ja live-artiste saab nautida nii sees kui väljas, päeval kui öösel. Esinevad Winnie Puh, uuesti kokku tulnud Zebra Island ja paljud teised. Kui suur festival on liiga palju, leiab vabas õhus tegemisi aga küll aga veel. Viljandi Lossimägedes näiteks kohtuvad laupäeval üldiselt väga harva nähtav kooslus, piknik ja elektrooniline muusika, pealkirja all Hype the Funk. Saaremaal aga paneb samal õhtul elamusjooksule sunrun.smilers, kes toob sinuni oma parimad hitid Beat'i-vabriku alal. Veel õdusemat vaibi otsides saab sõita aga hoopis Võsule, kus mõnusas rannalokaalis Ukulele võtab kuulajad vastu Mahe Minimal Wind. Kui aga soovid veel päikesepõletust vältida ja helistad siseruume, siis juba reedel sea sammud Tartu uude teatrisse, kus oma albumi 4. uusversiooni ilbumist tähistab Vaiko Eplik ja Eliit oma tuntud headuses. Kui tahad suve algust tähistada Pärnus, ei ole paremat võimalust, kui minna reedel Club Sunseti, kus lavale tulevad Koit Toome oma bändiga ja erikülalisena Sarah. Lisaks värsketele singlitele on lubanud Koit laulda ka Code One'i parimaid hitte. Ja üsna eriline sündmus leiab aset ka laupäeval, kus Tallinnas Alexela kontserdimajas toimub Sissi kontsertfilmi salvestus. Üritusele saad tasuta pääsme lunastada ka piletilevist. Suvi on igatahes käes ja ma loodan, et leidsite selle tähistamiseks endale siit midagi meelepärast. Head nautimist!